Kui sa murrad lahti vaenlase sõjamasina koodi, paljastuvad nõrkused ja võit muutub vältimatuks. Ukraina teab seda. 2026 aastal saavutatud hoog põhineb sügaval arusaamal kõigest, alates Vene strateegiast kuni sõjatehnika ja süsteemideni, mis Moskval on kasutusel. Aga nüüd kavatseb Ukraina kõik pea peale pöörata. Ukraina pole lihtsalt murdnud Venemaa suurimaid sõjalisi süsteeme, vaid paljastab need iga Putini vastase ees. Geniaalse käiguga andis Ukraina just NATOle võtmed kogu Venemaa arsenali juurde. Saladused on paljastatud. Saab luua strateegiaid Venemaaga toimetulekuks. Venemaa relvad on just pööratud selle riigi enda vastu, kes on neid üle 4 aasta Ukraina vastu kasutanud. Kuidas? Trophy Lab. See on uue Ukraina andmebaasi nimi, mis sisaldab põhjalikke tehnilisi andmeid kõigi Venemaa relvade kohta, millega Ukraina on alates 2022 aasta veebruarist silmitsi seisnud. Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov jagas üksikasju X-i postituses, kus ta teatas selle uue andmebaasi käivitamisest. Ukraina käivitab Trophy Lab. Avame oma ülemaailmsetele partneritele juurdepääsu hõivatud Vene relvatehnoloogiatele. Iga lahinguväljal hõivatud rakett, droon ja sõiduk on nüüd vaba maailma jaoks teadmiste allikas, teatas Fedorov. See on juba väga suur asi mitmel põhjusel, mida me kohe lahti seletame, kuid see pole veel kõik. Ukraina kaitseministri sõnul ei saa liitlased mitte ainult ligipääsu mõnele tehniliste andmetega failile. Nad saavad ligipääsu just neile relvadele, mille Ukraina on otse kätte saanud, võimaldades täiendavaid uuringuid, mille tulemusi saab lisada andmebaasi, et kõik saaksid neid näha. Selle turvalise platvormi kaudu saavad liitlasriikide valitsused, laborid ja kaitsetehnoloogia tootjad ligipääsu põhjalikele tehnilistele andmetele, raportitele ja haavatavustele. Kasutajad saavad samuti taotleda füüsilist varustust testimiseks, mis lühendab oluliselt vastumeetmete arendustsüklit, lisab Fedorov. See, mida me siin näeme, on väga lihtne. Ukraina on murdnud 10 Vene relvade koodi, mis ongi võimaldanud tal olla Putinist ühe sammu võrra ees. Nüüd valmistab Ukraina jagama kogu seda teavet selliste liitlastega, kellel on rohkem raha, rohkem varustust ja mis kõige olulisem, kes ei tegutse aktiivses sõjatsoonis, et veelgi enam paljastada kõiki Venemaa relvasüsteemide puudusi. See toimib mõlemat pidi. Ukraina paljastab, mida ta teab, tema liitlased arendavad seda teadmiste baasi edasi ja kõik, kes Venemaa vastu seisavad, saavad sellest kasu. Vladimir Putin on kindlasti maruvihane. Jällegi on Ukraina välja võlunud midagi, mida Venemaa president Vladimir Putin poleks kunagi osanud oodata. Ja kõik, mis tal teha jääb, on vaadata, kuidas saladused, mis ei pidanud kunagi avalikkuse ette jõudma, satuvad otse Venemaa vaenlaste kätte. Ja mis paneb Vladimir Putinit tõeliselt vihast keema on see, et Ukraina saab Venemaa haavadele soola raputada. Trophy Labi poleks olemas, kui Venemaa poleks kunagi Ukrainat rünnanud. Ja kui Vladimir Putin annab järjest uusi käske rünnakuteks maapinnal ja õhulöökideks, muutub Ukraina loodud andmebaas ainult tugevamaks. Lõppude lõpuks jätavad õhulöögid endast maha rusud. Ja seda saab Ukraina enda valdusse võtta ja uurida, et saada rohkem teada Vene relvade kohta. Suur iroonia seisneb siin selles, et Venemaa strateegiast saab tema enda hukatus, eriti just droonide ja rakettide vallas. Putin on tugevalt toetunud mõlemale relvatüübile, kuna Venemaa maismaaoperatsioonid on takerdunud. France 24 teatas, et ainuüksi mais tulistas Venemaa Ukraina pihta 8150 ründedrooni, mis on rekord. Samuti 211 raketti ja tuhandeid juhitavaid pomme. Kõik need relvad jätavad endast maha jäänuseid. Kestad, ümbrised, kiibid, kõik need on väärtuslikud andmed, mis võivad paljastada, mida Venemaa ehitab, kuidas ta seda teeb ja mida saab kasutada vastava relva vastu. Kui need jäänused satuvad tehniliselt päibukate inimeste kätte, kes suudavad kõik lahti võtta, tulevad päevavalgele suured saladused. Ausalt öeldes oleks Putin pidanud teadma, et just Ukraina, kõigist riikidest, mida ta võiks sihtida, on suuteline Venemaa relvi lahti võtma. Ta on oma niinimetatud erioperatsiooni käigus ise näinud Ukraina pidevat uuendusmeelsust. Ta võib ka teada, nagu riiklikud teaduste, inseneriteaduste ja meditsiiniakadeemiad märgib, et Ukraina teadus- ja inseneritöö moodustasid 13–15% endise Nõukogude Liidu teadus- ja arendustegevuse potentsiaalist. Ukraina teadlased teadsid kuni 90ndate alguseni, mida Venemaa ehitas. Nad võisid isegi töötada paljude relvade kallal, mida Venemaa praegu kasutab. Kui ründad tehniliselt mõtlevaid inimesi, tuled ise päevavalgele. Trophy Lab kavatseb paljastada iga sõjasaladuse, mida Venemaa tahab varjata. Ukraina on seda algatust juba mõnda aega ette valmistanud. 28. mail teatas Euromaidani press, et Ukraina ministrite kabinet võttis vastu uued reeglid, mis puudutavad Vene sõjatehnika käitlemist.
Need reeglid kirjeldavad protseduure selle kohta, kuidas hõivatud Vene varustus üle antakse ning mis veelgi olulisem, loovad õigusliku raamistiku selle kohta, kuidas nende relvade kaudu saadud teavet saab kasutada Ukraina kaitsevõime arendamiseks ja rahvusvahelise koostöö tugevdamiseks. Kuigi Fjodorov mainis tol ajal trofeesid, nähti seda sammu esialgu kui võimalust Ukrainale lihtsustada hõivatud ja mahajäetud Vene varustuse kasutamist omaenda kaitsevajaduste teenimiseks. Kuid Trophy Labiga on Ukraina avalikustanud midagi palju suuremat. Ja nüüd on Venemaa vaenlastelt tohutu teabesaak, mis on üles ehitatud aastatepikkusele Ukraina võitlusele. See teave on nüüd lääneriikide ja kaitsetööstusettevõtete käeulatuses ning seda saab kasutada relvade arendamiseks, mis suudavad vastu seista Venemaa kõige ohtlikumatele vahenditele. See on tohutu nii NATO kui ka Ukraina jaoks, nagu me mõne minuti pärast selgitame. Siiski on kõigepealt vaja selgeks teha, kuidas Trophy Lab hakkab tööle. Siin on see, mida me seni teame. Fjodorov on juba mõned põhitööd ära seletanud. Trophy Lab saab olema ühine Vene relvastuse hoidla ning see hõlmab praktiliselt kõike, mille Ukraina on suutnud enda kätte saada. See tähendab rakette, droone, mahajäetud sõidukeid ja palju muid süsteeme, mida Venemaa on kasutanud ja Ukraina territooriumile maha jätnud. Andmebaas ei ole kõigile avatud. Kõik, kes soovivad ligipääsu, peavad taotlema. Aga kui neil on ligipääs, saab see kasutaja alla laadida tehnilist dokumentatsiooni, tutvuda uuringute ja aruannetega ning isegi taotleda, et Ukraina saadaks neile andmebaasis olevate relvade näidiseid otse uurimiseks. Neil on ka mõned numbrid. Trophy Labi ametlikul veebisaidil öeldakse, et andmebaasi esialgses versioonis on üle 115 näidise, mis kõik on lahinguväljal kinni püütud ja seejärel uurimiseks Ukraina rajatistesse üle antud. Need näidised on jagatud kataloogi, milles on 79 varustuse kategooriat ja alamkategooriat. Viimane võimaldab Ukrainal esile tõsta ka Venemaa relvades kasutatud konkreetseid komponente ja materjale. Nii et avalikustatakse mitte ainult relvad ise, vaid ka konkreetsed komponendid, mida nende valmistamiseks kasutatakse. Ukraina teeb kättesaadavaks ka üle 225 laborite, teadusasutuste ja insenerikeskuste poolt koostatud valmisuuringu. See, mida me siin näeme, on uurimisplatvorm, millelt saab teha palju enamat. Ukrainal on õnnestunud kogu see teave kokku koguda isegi siis, kui ta kaitseb end Venemaa vastu ja saab pidevalt kaugrünnakute osaliseks. See on muljetavaldav ja kui sa saad teada mõnest relvast, mis selle andmebaasi kaudu avalikustatakse, näitab see ka, kui kaugele Ukraina on valmis minema, et luua ressurss, mis aitab iga Venemaa vaenlast. Oma aruandes Trophy Labi kohta paljastab Defense News, et 115 hõivatud näidise hulgas on Kinzhal hüperhelikiirusega raketid ja Venemaa T-90M põhilahingutank. Need on ühed parimad relvad, mis Venemaal on. Nüüd saavad Putini vastased nende kohta kõike lugeda või saavad need vastased otse nendele näidistele ligi, et neid ise uurida. Defense News ütleb, et kinnitatud partnerid saavad taotleda näidiseid füüsiliseks testimiseks ning testimise olemus sõltub sellest, mida partner soovib teada saada. Tõenäoliselt on kõige tavalisem mittepurustav kontroll. Siiski võimaldab Trophy Lab partneritel taotleda ka näidiseid, mida nad saavad lahti võtta või isegi täielikult hävitada testimise käigus. Viimane võib osutuda eriti väärtuslikuks kõigile, kes püüavad välja töötada vastumeetmeid ja elektroonilise sõjapidamise seadmeid, mis on mõeldud Venemaa relvade hävitamiseks. Mis puudutab taotlusi, siis need on praegu avatud. See ei tähenda, et igaüks saab oma andmed lihtsalt saata. See ei ole päris täpne. Trophy Labi veebilehel on registreerimisleht ja igaüks, kes seda vaatab, võiks proovida vormi täita. Siiski teeb vorm selgeks, et ainult välisriikide valitsusasutused ja kaitsetööstusettevõtted saavad taotleda. Lisaks nõuab Ukraina mitmeid dokumente ja allkirjastatud kirju, et tagada huvide konflikti puudumine ning aidata kaasa taustakontrolli protsessile. Nii et sa võid küll proovida taotleda, aga sind filtreeritakse välja, nagu ka kõik teised üksused, kes üritavad Ukraina kehtestatud protsessist mööda hiilida. See tähendab, et Venemaa ei saa teada, mida Ukraina tema relvade kohta teab. Putini jaoks ei toimu mingit kohandamist Ukraina andmebaasis oleva teabe põhjal. Ukrainal on kõik mehhanismid paigas. Aga nüüd, kui me teame, kuidas Trophy Lab tööle hakkab, liigume edasi veelgi suurema küsimuse juurde, miks see uus andmebaas nii oluline on. Enne kui me vastustesse süveneme, tuletan meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui saate kanalilt uusi teadmisi, siis ärge unustage tellida, et näeksite ka meie igapäevaseid videoid. Alustame ilmsega. Trophy Labi esilekerkimine on Ukraina jaoks tohutu, kuna riik püüab luua tihedamaid sidemeid oma liitlastega, eriti nendega, kes kuuluvad NATO-sse. Fjodorov teeb selle selgeks, kui ta toob välja, et Venemaa kasutab kogu oma arsenali Ukraina vastu ning Ukraina on süstemaatiliselt lahti võtnud need arsenali osad, mis on kätte saadud, et õppida, kuidas neid peatada. NATO vajab seda teavet. Kollektiivkaitseallianss ja selle liikmed on juba andnud Ukrainale tohutult abi ning nad otsivad alati võimalusi veelgi rohkem aidata.
NATO Parlamentaarse Assamblee peasekretär Benedetta Berti tegi selle selgeks 17. juunil. Ta märkis, et 99% Ukrainale antavast sõjalisest abist tuleb NATO liitlastelt ning organisatsiooni toetuse kinnitamine Ukrainale on prioriteet. Enne kavandatud NATO tippkohtumist, mis toimub Ankaras 7.–8. juulil, Trophy Lab on üks viise, kuidas Ukraina NATO liidu heaks omalt poolt panustab. Ja see näitab, et suhted Ukraina ja tema NATO liitlaste vahel ole sugugi ühepoolsed. Ukraina paljastab saladusi, mis aitavad oluliselt kaasa NATO enda huvide kaitsmisele Venemaa vastu. Ja ausalt öeldes, Trophy Lab ei oleks saanud tulla paremal ajal. 2025 aasta lõpus märkis NATO peasekretär Mark Rutte, et Venemaa suurendab oma hübriidsõja taktikaid alliansi liikmete vastu ning ta vihjas, et Venemaa võib järgmise 5 aasta jooksul rünnata mõnda NATO riiki. See tähendab, et NATOl on aega kuni 2030 aasta lõpuni või võib-olla isegi vähem, et end kokku võtta ja valmistuda selliseks kaitseks, mida on vaja Venemaa agressiooni vastu. Mõned ütlevad, et ajakava on isegi kitsam, kui Rutte välja pakub. Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius on üks neist, sest ta väidab, et Saksamaa eksperdid ütlevad, et see võib juhtuda juba 2029 aastal. See on ilmselt mitme NATO liikmesriigi ühine seisukoht, teatab Kanada CBC, ja seda toetavad sammud, mida Venemaa praegu astub. Infrastruktuur, mis võimaldab paigutada kuni 115 000 sõdurit Põhjamaade ja Balti riikide piiridele, rajatakse selleks, et otseselt ohustada NATO ida- ja põhjatiiba. Venemaa on Valgevenes katsetanud tuumarelvade protsesse. Kuigi ta on sõjas Ukraina vastu, mis ei lähe sugugi plaanipäraselt, kaevab Putin end veelgi sügavamale agressiooni auku ja NATO on ilmselge sihtmärk. Seda kõike silmas pidades vajab NATO nii palju teavet kui võimalik Venemaa relvade ja taktikate kohta. Trophy Lab annab selle teabe. See ardelaegas võimaldab NATO liikmetel välja töötada vastumeetmeid Venemaa relvade vastu, mida võib-olla pole varem ette kujutatudki. Ilmselgelt on see NATO jaoks oluline, kuid Ukraina jaoks võib see tähendada ka seda, et uuendajad väljaspool tema territooriumi võivad välja tulla ideedega, mida saaks kasutada Venemaa vastu. Ja Putin ei saa selle vastu mitte midagi teha. Iga rünnak, mille Venemaa korraldab, olgu see siis maapealne või õhurünnak, annab Ukrainale võimaluse saada rohkem trofeesid ja jagada rohkem andmeid NATO-ga. Ainus viis selle infovoo peatamiseks on see, kui Putin lõpetab oma sissetungi. See ei juhtu. Iga päev, alates Trophy Labi käivitamisest, on päev, mil rohkem Venemaa suurimaid saladusi paljastatakse. Just nendele inimestele ja nende poolt, kes ei tohiks seda teavet näha. See pole ohtlik ainult Venemaale. See on alandav juhile, kes on end nii kaua kujutanud ainsa inimesena, kes suudab Venemaad NATO eest kaitsta. Kuid lisaks kõigele sellele on Trophy Lab lihtsalt veel üks näide millestki, mida Ukraina on juba mõnda aega teinud. Kogu lahinguvälja kogemus, mille Ukraina on Venemaa sissetungi ajal oma enda ohvrite hinnaga saanud, muudetakse nüüd ülekantavaks varaks, mis teeb Ukraina oma partneritele väärtuslikumaks kui kunagi varem. Trophy Lab võib olla Ukraina teadmiste jagamise kulminatsioon, kuid see pole kaugeltki ainus näide. Ainult 2026 aastal oleme teada saanud, et Ukraina on andnud üle 500 000 tunni droonidega filmitud materjali, mida nüüd kasutatakse tehisintellekti süsteemide koolitamiseks, mis paigaldatakse veelgi rohkematesse droonidesse. Need rindevideod näitavad, kuidas saab Vene relvi sihtida ja annavad ülevaate Venemaa kasutatavatest taktikast. Tehisintellekti koolituse seisukohalt võimaldavad need videod autonoomsetel süsteemidel sihtmärke tuvastada, võimaldades neil rünnata ilma inimsekkumiseta. Ukraina videomaterjali teeb eriti väärtuslikuks see, et see on päris. Sa saad iga ilmastikutingimuse, iga maastikutüübi, iga ettearvamatu olukorra, mida simulatsioon ei suuda jäljendada, ütleb Peter Kant, kes on ettevõtte Enabled Intelligence tegevjuht ja on kasutanud seda videomaterjali oma töös. Ja see ongi kõige olulisem. Kogu see teadmine on Ukraina poolt lahingutes läbi proovitud, mis teeb selle palju väärtuslikumaks kui simulatsioonid ja oletused. Me näeme ka palju tõendeid selle kohta, et Ukraina suudab oma kogemusi muuta ülekantavaks väärtuseks Pärsia lahe piirkonnas. Pärast seda, kui USA alustas Iraani vastu operatsiooni Epic Fury, sattusid Iraani ümbritsevad Pärsia lahe riigid regulaarselt Iraani Shahidi droonide ja rakettide rünnakute alla. Mõlemad on relvad, mida Venemaa on kasutanud Ukraina vastu, mis muutis Ukraina kogemused äkitselt väga väärtuslikuks riikidele, kes poleks varem Ukrainat kunagi kaitsepartnerina kaalunud. Tõepoolest, Ukraina saatis üle 200 droonieksperdi Pärsia lahe piirkonda, et õpetada selliseid riike nagu Katar ja Saudi Araabia end Iraani drooniohu eest kaitsma. See koostöö on viinud selleni, et Ukraina on sõlminud 10-aastased kaitsepartnerlused 3 Pärsia lahe riigiga, sealhulgas 2 eelmainitud riigi ja Araabia Ühendemiraatidega. Kas need riigid saavad juurdepääsu Trophy Labile? Võib-olla. Ja kui nemad koos kõigi Ukraina lääne liitlastega kasutavad seda uut andmebaasi täielikult ära,
seisab Venemaa silmitsi olukorraga, kus kogu maailm teeb teadustööd, mille ainus eesmärk on neutraliseerida iga relv, mida Ukrainas kasutatakse. See kõik on Putini tegude tagajärg. Kui ta poleks Ukrainasse tunginud, oleks kogu see teave võinud jääda saladuseks. Venemaa oleks suutnud säilitada illusiooni, et ta on üks maailma juhtivaid sõjalisi jõude ja keegi poleks sellest midagi teadnud. Aga enam kui 4 aastat kestnud läbikukkumine Ukrainas on Venemaa ebakompetentsuse juba paljastanud. Ja nüüd on need samad relvad, mida Venemaa kasutab, uuritud ülekantava teabe saamiseks, kusjuures Ukraina on kõige keskmes. Jällegi on Venemaa lõksu püütud. Mida rohkem Venemaa võitleb, seda rohkem teavet jõuab Ukrainasse ja seda tugevamaks muutuvad Ukraina liidud oma partneritega. Trophy Lab on nüüd kanaliks katastroofile, mille Putin ise põhjustas. See on ka sümbol sellest, kuidas Ukraina on muutumas mõjukaks tegijaks ülemaailmses kaitsetööstuses. Suure osa sõjast on Ukrainat nähtud peamiselt abisaajana. Nüüd on see olukord muutunud. Kuigi Ukraina saab endiselt palju abi, nagu näitas ka 4 miljardi dollari suurune toetus, mille mitmed NATO riigid andsid tema kaitseks 18. juuni Rammsteini formaadi kohtumisel, suudab Ukraina nüüd samaga vastata. Ukraina droonidiplomaatia võimaldas tal näiteks sõlmida kokkuleppeid Pärsia lahe piirkonnas. Trophy Labi projekt võib lõpuks saada katalüsaatoriks veelgi uutele partnerlustele, kus Ukraina annab teavet ja liitlased ehitavad relvad. Aga potentsiaali on palju enamaks tänu Trophy Labi aspektile, mis võimaldab liitlastel ise Vene relvi uurida. Võib-olla on just liitlased need, kes tulevad ideedega välja ja Ukraina ehitab ning testib neid lahinguväljal. See on sümbioos Ukraina ja tema partnerite vahel. Varem ühesuunalised suhted on nüüd muutunud selgelt vastastikuseks, mis on teinud Ukrainast hindamatu partneri kõigile, kes toetavad riiki tema kaitses Venemaa vastu. Ja kui rääkida Venemaast ja Ukrainast, siis näeme, kuidas Putini mõju väheneb, samal ajal kui Ukraina mõju kasvab ning see kõik toimub reaalajas. Venemaa on kaotanud olulisi liitlasi üle maailma, sealhulgas Venezuela, Iraan ja Süüria, kuna juhid, keda Putin toetas, on võimult eemaldatud. Aga Ukraina mõju on nüüd tugevam kui kunagi varem. Riigid, kes varem võisid otsida abi oma kaitses Venemaalt, pöörduvad nüüd Ukraina poole. Putinis sõda on saavutanud täpselt vastupidise tulemuse NATO nõrgestamisele ning nüüd on Ukraina võtmetähtsusega, et tagada NATO muutumine tugevamaks kui kunagi varem. Putinis kõige hullemad õudusunenäod saavad kõik teoks. Ja kui Venemaa relvad paljastatakse ning Ukraina tagab, et Venemaa ei saa isegi teada, mida nende relvade kohta on õpitud, peab Putin tunnistama fakti, et tema lõhestamispüüdlused on toonud kaasa vaid suurema ühtsuse. Ukraina on saanud selleks, mida Putin alati kartis. Nüüd on NATOl kogu Vene arsenali võtmed. Venemaa viimane alandus on peagi käivitumas. Trophy Lab on paljastus Vene sõjaväe läbikukkumisest, mis pole võrreldav ühegi teisega. Aga Venemaa peaks olema juba harjunud oma relvade tõttu piinlikkust tundma. Lõppude lõpuks kulutas Venemaa miljardeid väidetavalt 5. põlvkonna varghävitaja peale, kuid tulemused olid nii piinlikud, et need näitavad, kui kaugele Venemaa jääb maha USA'st ja Hiinast. Su-57 on ainult tühi jutt, kuid tegelikku tulemust pole. Ja miks see nii on, saad teada, kui vaatad meie videot. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et näha rohkem meie kajastusi viimastest arengutest Ukrainas. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!